Oleme oma golfirubriigiga tulnud Pärnu lähistele Valgeranna golfiklubisse, miks mitte, on ju suvi ja Pärnu on ju Eesti suve pealinn. Tervitan meie stuudios Egeti Liivi ja Rasmus Paksu, mehed, kes mängivad siis siinsamas Valgeranna golfiklubis. Egeti, kuidas su hooaeg seni läinud on? Oled rahul? Väga rahul, et see aasta on saadud Hispaanias mängida talvel ja see tõi väga palju kogemusi juurde ja kasu ning on samuti nüüd ka tulemused paranenud. Aga head televaatajad, anname teile ka natuke näpunäiteid, kuidas lüüa avalööki golfis. Rasmus, kui tähtis on avalöök üldse? Iga rada hakkab avalöögiga, nii et avalöök on ikkagi üks mängu tähtsamaid osi. Ja Egeti annab teile paar näpunäidet, kuidas teha avalööki. Et hetkel olen ma enda varustuse kotist võtnud kõige suurema kepi ehk driveri. Avalöögi alal ja loomulikult igal löögil on oluline asend. Siis selle kepiga on tähtis võtta laiam asend, kuna see liigutus on meil pikem ning jõulisem. Teiseks on näha, et pall ei ole enam siin keskel, jalgade keskel, vaid on eespool ning samuti on ka tiku peal pall. See on oluline, et selle kepiga on tähtis saada pall õhku. Ning viimaseks on väga tähtis, et liinid, kõik jalad, põlved, puusad, õlad oleksid samal suunal, nagu on meil laba. Ning kui kõik on otse, siis tuleb ka hea löök. Igale teooriale järgneb nüüd praktika ning Rasmus ja Egeti teevad avalöögivõistluse. Rasmus lõi palli rajale, aga nagu me nägime, Egeti lõi siis palli vette. Rasmus, palju on, oled selle kahevõistluse võitnud Eesti meistri vastu? Super, et Eesti meistrit on alati hea võita. Et on näha, et Egeti peab veel trenni tegema, Egeti. No 2 nädalat on Eesti meistrivõistluse alguseni aega. Kuidas löök tehniliselt välja tuli? Tehniliselt ei tulnudki välja, et praegu oligi see probleem, et suund oli hea, aga kepi laba jäi natuke lahti, mis siis põhjustas parempoolse vindipallile ja kandus vee poole. Vaatame nüüd, milliseid trikke annab golfis teha. Täna küsin, kus peetakse Eesti löögimängu meistrivõistlused, mis algavad 28. augustil. Saada oma õige vastus puhkaeestis.ee kodulehele ja oleme taas õigete vastanute vahel välja pannud ühe auhinna. Kohtume järgmisel reedel.